sellest uksest. Ja sellest uksest, mis siin lava taga on. Sellest avanev maailm ootab teid. Näidake maailmale, et see aeg oli ootamist väärt. Naeratage ja elu naeratab teile vastu. Ja üks asi elus veel. Huumor aitab alati. Üks meenutus meie tänastele õpetajate esimesest koolipäevast. Nimed on loomulikult muudetud. Õpetaja. Mari, sina istu Mati kõrvale. Mari, ei istu. Õpetaja imestunud. Miks? Mari arglikult. Tal on 3. klassis kuri pruut. Edu teile. Tasa astub hommik ikivarvul kambrisse, vaikselt kallab päikse õlipäeva lambisse. Tasa tare tõstab üles taevalae, tasa talu silmilt võtab unekae. Tasa ärkab talulaut ja tall ja viljaait, hommik lootab udulinu sõnatu ja vait. Tasa talitades saadab ära teile öö, linnulaulud võtmetena, laulud helisemas ööl. Vastavalt Abja gümnaasiumi õppenõukogu otsusele number 7, 16 juuni 2022 anda välja gümnaasiumi lõputunnistused ja hinnetelehed ning kustutada õpilaste nimekirjast. Jaako Jänes lõpetas Abja gümnaasiumi hõbemedaliga. Aine kiituskiri väga heade tulemuste eest matemaatikas ja ajaloos. Tänukiri vanematele tubli poja kasvatamise eest. Palume lavale Jaako vanemad. Ketli Adamson, tänukiri heade tulemuste eest õppetöös. Tänukiri vanematele tubli tütre kasvatamise eest. Palume lavale Ketli vanemad. Maria Kirs, tänukiri heade tulemuste eest õppetöös. Tänukiri vanematele tubli tütre kasvatamise eest. Palume lavale Maria vanemad. Eerik Raagmets, tänukiri heade tulemuste eest õppetöös. Aine kiituskiri väga heade tulemuste eest ajaloos ja kehalises kasvatuses. Tänukiri aktiivse osalemise eest õpilasesinduse töös. Tänukiri vanematele tubli poja kasvatamise eest. Palume lavale Eeriku vanemad. Kaspar Pander, aine kiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Kaili Saar, aine kiituskiri väga heade tulemuste eest muusikas, tänukiri aktiivse osalemise eest õpilasesinduse töös. Eva Rahel Viitas,
aine kiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Helina Prii, tänukiri aktiivse osalemise eest õpilasesinduse töös. Aivo Jüris. Remi Martin Kangur. Robert Kivimäes. Martin Krupp. Krister Kukk. Hanna-Kristin Kuusik. Mart Kändmaa. Heli Küper. Anette Leiman. Kalev Mettus. Markus Mõttus. Marko Määrand. Robert Pirs. Mairo Saarman. Andrea Tomson. Anne-Mai Voikjärv. Sibel Vidar. Tavo Annuk.
11. klassi juhatas õpetaja Kristi Lõhmus-Erg. Täname klassijuhatajat. Hääd noored, siin saalis viibijad, meie kõik. Tänased noored on saanud palju häid soove ja saavad need kindlasti veel. Mina soovin, et meie tänased lõpetajad ja meie kõik leiaksime sellel aastal ja ka tulevatel aastatel aega ja viiksime oma riigi võidupühal Lilleõie lähimale vabadussambale. Külvame vabadussambad üle lilledega, väärtustame vabadust ja neid inimesi, kes on jätnud selle saavutamise nimel oma elu. Oma heaolu ühiskonnas me unustame ära meie põhiväärtuse, vabadus ise määratleda oma elu üle, oma hariduse üle, oma tegevuste üle. Palun, leidke see aeg. Viia see Lilleõis, seisatada ja seletada oma pere noorematele liikmetele, miks see on nii oluline. Me näeme Ukrainas toimuvast iga päev, kui habras vabadus olla võib. Head lõpetajad, väärtustage meie riigi vabadust, oma isikliku määratlemise vabadust. Hääd saalis viibijad, leiame selle aja, et külastada vabadussambaid ja jaaniõhtul pidage piiri vembuvedelikuga, et säiliks kaine meel. Head eluteed tänastele lõpetajatele, hääd mälestuste rohkeid võidupüha ja turvalist jaanipäeva meile kõigile. Kallid lõpetajad, teadmiste täiendamine kestab katkematult kogu elu ning keegi pole õppimiseks liiga vana, liiga tark või uuesti alustamiseks liiga rumal. Keegi ei pea kartma küsida, kui ta midagi veel ei tea või midagi on unustanud, sest julgus küsida teeb igaühe targemaks. Mitte keegi ärgu arvaku, et ta teab kõike, sest see pole kunagi nii. Aga me peaksime õppima oskust õigest kohast vastuseid otsida ja teisalt oskust tunnistada, et oleme millestki eksinud või millestki valesti aru saanud. Kõige raskem kool on elukool. Sa ei tea kunagi, mis klassis sa oled ja millal tuleb järgmine eksam. Aga järgi oma südant ja ole enda vastu aus. Nuta nii palju kui tahad, aga veendu, et sa ei nuta kunagi enam sama asja pärast. Tee seda, mis teeb sind õnnelikuks. Veeda aega inimestega, kes toovad naeratuse su näole. Naera sama palju kui hingad. Armasta nii kaua kui elad. Ütle seda, mis pead ütlema. Paku oma abikätt, kui sa saad seda teha. Väärtusta kõike, mis sul juba on. Ühitsema väikseid võite, õpi oma vigadest. Ära unusta, et kõik, mis su elus juhtub, peidab endas õppetundi. Andesta ning lase lahti kõigest, mida sa ei suuda muuta. Aitäh teile, armsad lapsed, et sain olla teie klassijuhataja. Siin elumuude vahel võid ikka leida mind, mu armas kallis sõber, ei unusta ma sind. Siin õppisid sa kuulitarkust, elutarkust ka ja nüüd see ongi läbi, oled suureks saanud sa. Head aega, sõber hea, sul aeg on lahkuda, kuid oma armsad kooli ära iial unusta. Head aega, sõber hea, sul aeg on lahkuda, kuid oma armsad kooli ära iial unusta. Teil on täna nii palju häid soove kaasa pandud, loodan, et jõuate need kõik vastu võtta. Kindlasti olid koolis õpetajate ja kodus vanemate ootused teie eksamitulemustele ja tunnistustele suuremad, kui teil õnnestus. Võin lohutuseks öelda, et nii on kogu aeg olnud. Kui keemiast ei saanud hästi aru,
kindlasti on ülikeeruline Tartu Ülikooli arstiteaduskonda astuda. Kui matemaatika ja füüsika ei olnud lemmikained, kindlasti on keeruline inseneriks õppima minna. Aga selle 2 eriala vahele jääb veel sadu erialasid, kus te kindlasti leiate endale sobiva, mis just teile sobib. Lõpetuseks väike mõtlik lugu ühe inimese eluluraamatust, kelle nimi on John Lennon. Noored, kes ei tea, saate pärast guugeldada. Teil on kindlasti korduvalt koolis küsitud, et kellest te tahate saada. On küsitud? On. Ja lugu ise selline, et õpetaja küsis koolis John Lennonilt, et kelleks sa John saada tahad. Ja John ütles selle peale, et tahan saada õnnelikuks inimeseks. Õpetaja ütles, ei John, et sa ei saanud aru küsimusest. Ja selle peale ütles John, ei õpetaja, ei saanud ise aru. Mul on hea meel seista siin teie ees ja öelda, lõpuks ometi on see jama läbi. Hakates mõtlema, nagu ühele gümnasistile kohane, jõuan tõdemuseni, et kas see kõik siiski oli jama. Igal hommikul kooli garderoobi jõudes vaatasid meile vastu sõbralikud ja toredad garderoobi töötajad, kes andsid endast kõik, et me ka veel 7.59 ilusti tundi jõuaksime. Jõudes klassiruumi ootas meid ees inimene, kes andis endast parima, et me meist tulevikus midagi ei saaks, et me kuhugi jõuaksime. Pärast tundi saime võimaluse veeta aega meie kõige kallimatega. Ma ei pea siin silmas uhkeid 1000-euroseid nutitelefone, ma pean silmas klassikaaslaseid, kes ka kõige pahurama näo rõõmsaks muutsid. Olles olnud koolis juba mitmeid tunde, täitsid meie kõhtusid sööklatöötajate valmistatud maitsvad toidud. Kui see kõik oli jama, siis tahaksin, et ka mu edasine elu oleks jama. Või kui parafraseerides üht kassisõidu reklaami, võiksin öelda, et seda jama kassid ostaksid. Armsad klassikaaslased. Tuleb meelde hetk, kui tulime tagasi järjekordselt distantsõppelt ning koolis oli elevust ja rõõmu, sest üle pika aja oli võimalik vahetult kohtuda klassikaaslastega. Mõistsin, et inimesed on võimelised hoolima ka siis, kui neil sinult kodutööd maha kirjutada pole vaja. Tahaksin anda teile enda poolt ühe tagasihoidliku soovituse. Juba alates 13 aastast saati oleme käinud vaheaegadel ja ka kooliperioodil tööl ja tänu sellele olen omandanud ühe olulise teadmise. Mitte üheski ettevõttes, mitte üheski asutuses pole kunagi liiga palju energilisi, motiveeritud, sihikindlaid ja kirglikke töötajaid. Te tuleb vaid leida valdkond, mis teile päriselt huvi pakub ja teiega konkureerivat inimest leida on keeruline. Mul on hea meel, et oleme olnud niivõrd kokkuhoidlik klass, koos veedetud koolipäevad, ekskursioonid ja tähtpäevad jäävad meile meelde kui ühed toredad mälestused elus. See on Abja gümnaasiumi 77. lend, makske kinni või tehke järgi. Meie täname!